tere kallid fännid, meil on käes siis 14. veebruar, teisipäev. Ma tean, et esmaspäeval need videod oleks pidanud tulema, aga kui te nagu hoolikamalt vaataksite mu Facebooki lehele, siis te näeksite seal üleval on nagu FB ka lõpus, et ma ei tea, minu arust, et teie lollid, Aga enne kui me videoga peale hakkame, siis tahaks näidata teile kõigile, et ma ei ole lihtsalt mingisugune vinguv prillidega vend, kes üritab hullult palju klikke ja laike saada, et võtan teid kaasa, lähme teeme head. Lähme teeme head. Kõik, mis sa teed teistele, võib tulla ka su endale tagasi. Võtame kõik selle mõtte kaasa ja vaadake mu järgmist segmenti. Filmid praegu ka. Kuhu me läheme siis? Verd läheme. Verd? Sai siin natukene tead tehtud ja verd antud, Risto ei saanud verd anda. Miks sa verd ei saanud anda? Mul on chillim sini. Issand, kui lambi mõjud. Kui äge klipp, valgus, kiired jälle. Igatahes ma tahtsin tegelikult rääkida seda, et kuna ma olen albiino, nagu te näete, hästi valge nahaga, siis heleda nahaga, siis iga kord, kui ma käin verd andmas, siis arst küsib mult vähemalt mingi 3-4 korda, kas mul on paha olla. Nii et kui üldse mingi miinus on sellele vere andmisel, siis see on see. Kale, ega sul paha olla ei ole, sa oled näost nii valge. Ei ole. Ma olen selles mõttes, olengi tavaliselt nagu näost nagu nii valge. Kindel või? Selles mõttes, kui sul on paha olla, kohe ütle. Mulle kõige tähtsam on see, et kas laps või keegi, kes on õnnetusse sattunud nagu eriti kurbadel asjaoludel, et tema saaks minu verest mingisugust kasu. Aga sellest tähtsam on tegelikult see šokolaad, sellepärast, et sa saad tasuta selle suure šokolaadi. Sa võid jumala pohhui näoga selle ära süüa, sellepärast, et sina andsid verd ja sa võid suure šokolaadi ära süüa, kui sa tahad. Sa oled enda peremees. Aga sellega sai meie täna hommikune vlog läbi. Lähme siis hommikhuuga 9. saatega edasi, mis on meil siis sõbrapäeval, nii et head sõbrapäeva! Aga alustame siis hommikhuuga saatega, mis on siis järjekorra numbriga 9. Suht haige tegelikult ju, päris haige, 9 saadet juba. Aga hommikhuuga saates me siis räägime mingisugust natukene juttu, siukene diskussioon teemadel, saate mõelda, kas mina jään kelbast suust välja või mõtlete teie natukene vääralt neid asju siin maailmas, aga ühesõnaga hakkame siis aga peale. Minu esimene uudis tuleb siit samast Rakverest, kus tahetakse siis oktoobris korraldada seksuaalvähemuste paraadi. Seksuaalvähemuste siukest kinofestivali, kus vaadatakse filme, ollakse koos, lõbus aeg, ei tohiks kedagi segada, aga kedagi ikkagi sega. Sest praegu on meil mingisugune 2 poolt lihtsalt. Sulle kas meeldivad homod sellepärast, et sa tead kedagi, mitte selle mõttes, sulle meeldi, aga sa sallid neid. Ja teine variant on see, et sa vihkad neid ja sa oled mingisugune Odinni sõdalane. Kusjuures me nägime neid Odinni sõdalasi, nad kõndisid lihtsalt mingisugused 30 matsi kõnnivad lihtsalt suvel niimoodi ringi. Nahktagid seljas. Väljas on 24 kraadi, halloo, heavy metal. Igatahes oktoobris tahetakse siis korraldada seda filmifestivali siin, kus üritatakse siis neid saame sõbraks. Vaatame koos filmi, vaatame koos veel mingeid asju ja suhtleme ja oleme kõik sõbrad. Et natukene siukest sallivust meile tuua. Asi tundub päris üllas, on ju? No, minu arust ka. Aga küsiti siis jaanuaris 1500 eurot toetust selle asja korraldamiseks, mida linn ei rahuldanud. Ütles, et ei, Ja nüüd ongi seis selline, et kolmapäeval algusega kell 12 toimub siis linnavalitsuse konverentsisaalis avalik arutelu teemal, kas Rakvere vajab seda filmifestivali, kas seda saab toetada ja nii edasi. Mina ütlen ausalt, ma olin kunagi ka räme heiter. Ma mõtlesin ka, et mis asja, mingid mehed koos panevad tatti. Ma tean, et see on nii kulunud jutt siukse inimese jaoks, kes siukest asja nagu väga ei salli. Aga kui su maailmapilt läheb laiema, siis sa saad aru, et mingid inimesed sünnivadki. Samamoodi nagu su väike õde sündis ja mõtles, et persse mulle ei meeldi ananass pitsa peal ja talle ei meeldigi ananass pitsa peal. Samamoodi sündis mingi vend ja mõtles, persse küll mulle meeldivad kutid, kuigi ma olen kuttne. Mul oli kunagi üks vana klassivend ka, kes me kutsusime ta endale sünnipäevale. Mängisime kuttidega kõik autodega, tema oli minu õe mänguaja kastis ja mängis nukkudega. Ja nüüd vend on homo. Nagu ja jumala pahve. Ta lihtsalt sündis sellisena, ta oli väikse saati siuke.
ma ei vihka mitte kedagi, kes ei jaga minuga seda samasugust arvamust homode kohta, sellepärast et esiteks ma olen olnud ise seal samas punktis, nii et ma loodan, et sa kriidinaga kunagi saad aru asjadest, kuidas asjad tegelikult käivad. Et ei ole niimoodi, et sind viiakse arsti juurde ja tehakse sulle süsti ja nüüd see enam ei ole homo. Niimoodi need asjad ei käi. Ja lihtsalt minu arust on su arvamus rumal. Minu arvates ei saa see asjadest päris täpselt aru ja ongi nagu kõik. Nii et väga hea. Saime varakult teada, mis minu stance homosexuality ja equality'ga on. Mina olen täiesti Tehke, kui sa sünnid sellisena, siis usu mind, poole fucking nõmedam on see, kui sulle surutakse lihtsalt peale seda, et sa ei tohi, sa ei või, see on ebanormaalne, see on haigus. Lihtsalt mõni inimene reaalselt sünnib sellisena. Ma ei saa aru, kuidas see nagu reaalselt nagu, seda on tõesti nagu raske oobata või? Nii, aga lähme natukene mitte nii controversial uudistega edasi, et Andrus Ansip on meil siis Euroopa Komisjonis digivalinik. Ma ütlen ausalt, ma ei ole nagu süvenenud sellesse Ansipi teemasse nii hullusti, aga ta on praegu sattunud meediasse sellega ka, et Euroopas kaotati siis need räntasud ära, et kui sa helistad kuskile Saksamaale, et sul ei tule siis mingit lisamakse, nii et no, täitsa positiivsete asjadega on jäänud praegu meile siia uudistesse. See on ju vahva. Tubli, Andrus, tubli. Aga nüüd võitis siis Euroopa Komisjon vastu otsuse, mis kaotab internetipiirangud muusika kuulamiseks või filmide vaatamiseks Euroopa riikide vahel. See on nüüd natukene niisuguse väikse konksuga tegelikult see uudis. Esiteks üks asi on see, et see jõustub alles mingisugune 2018, aga selle asja konks on siis see, et kui sa oled nüüd Eestis, vaatad House of Cardsi, lähed Lätti, kus House of Cardsi Netflixi seal valikus ei ole, sest et regioonis nagu ei ole seda lihtsalt, siis sa selles mõttes näed seda ikka. See nüüd ei tähenda seda, et meie näeme igasugust sellist kraami, mis näiteks UK-s on täitsa olemas, meie Netflixis ei ole, et nüüd ta siis tuleb. Ei tule, niimoodi päris ei ole. Nii et natukene kurb, meil on areneda ka veel. Mina küll enam Netflixi kasuta ei ole, aga ütlen ausalt, see Eesti Netflix tundus küll suht saast, et vaatasid sealt Narcos ära, vaatasid House of Cardsi ära, vaatasid mingit sarju veel, vaatasid mingit filme veel ja põhimõtteliselt oligi nagu всё. Et jube vähe asju. Ja samas vaatasid, et teistel riikidel on nagu sitaks igasugused filme, nii et see nagu tegi veits kurvaks, aga noh, jah, selles mõttes on areneda. Netflixist ja kõigest rääkides tegelikult House of Cards, minu üks lemmikumaid sarju, TT, täiega timna, on siis tulemas tagasi. Season 5 on siis hakkamas ja 30 mai tulevad siis kõik osad välja, nii et kes veel ootab, siis 30 mai paneme Netflixit koos tööle ja üks ägedamaid vendi, keda ma olen internetis praegu nüüd kohanud nimega Kapatu, kes on siis Mattias Naan, stand-upi mees, pullimees, vuntsiga mees, naljakas mees. Tegi siis oma sõbra Tigranniga, ma loodan, ma ütlen õigesti seda. Tegi siis Tigranniga siukse laheda uue kooli mumble rapi nii-öelda paroodia, mis tuli naljakal kombel nii hästi välja, et 32 000 vaatamist, 816 laiki ja 32 dislike'i praeguse seisuga, nii et päris hea. Ja esimene veel trendingus ka, nii et käisime poistega Pärnumaa rannas, lätud on jalas, täiega palab. Lätud on jalas, ikka on fucking täiega palab. Kõige pullim ongi see, et see asi tehti naljaga. Ja samal ajal mingid vennad Hooligan Hamletist, Metsakutsu ja kõik ei tee oma asja naljaga, aga nende oma asi on nagu siuke, mis minul siuksel räpifännil paneb nagu pigem, et kurat küll, et proovige äkki veel. Kuula nüüd ülihead nõuannet. Ära kunagi kusagil iialgi kuula kellegi nõuannet. Nagu me ei taha mitte midagi halba öelda, sest Metsakutsu on ise jumala äge isiksus ja tegeleb hästi lahedate asjadega, aga lihtsalt see räpp on selline, et ma vaatan seda ja mõtlen, et persse küll see ei ole ikka see. Mis viib mind selleni, et eesti keel on ilus keel luuletamiseks. Eesti keel on ilus keel, et teha armsaid laule, siukseid lõbusaid laule, aga eesti keel on jube halb keel, et räppida, et olla vihane. Sellepärast, et meil terve see Eesti hip-hop ongi siuksed vennad, kes tahavad kõik ära taguda, tehke käerauad lahti. Tee käerauad lahti, ma näitan sulle mees. Pah, vaata mind, ma kõva mees, mul joint on ees. Ma räpin kiiremini, kui Tänak paneb rallit. Tegelikult olen rahulik vend, tahan vaid ühte kallit. Sa ei teagi mind mees. Siis oli meil siin ka Eesti laul 2017, kus ei juhtunud midagi, lähme edasi. Aga meie teisele kõige suuremale muusikaüritusele siin Eesti riigis peale laulupidu tuleb siis Raes Remmord, ehk siis Weekend Festivalil tuleb Raes Remmord, mis on minu arust siuke päris keeruline seis, sest samas nagu tahaks nagu sõpradega tõrnappida, aga samas nagu ei taha mingite vendadega, kellel on neonpunased bokserid ja maika seljas ja tuppüsti, et ei taha nagu nendega väga õõruda seal kuskil, et selles mõttes nii et äge, kui meil tuleb Eestisse lahedaid hip-hopi tegelasid. Aga lähme siis Eesti Twitteri teemadele, kus me ei naera teie üle, vaid naerame teiega koos.
Siim kirjutas, et kesklinnas seedetoorikute otsimine on umbes sama nagu kartulikoorijaga pihku lüüa. See oli siuke pilt, mida ma enda ajusse ei plaaninud saada, aga Eesti Twitter, ma räägin teile, jumala haige koht. Ardo siin pani ühe päris hea pildi üles, mis siin Eesti Twitteris ringi liikus, kus Marek läks natukene pahaseks uue generatsiooni peale. Kui nüüd selle artikli alt kommentaare lugeda, siis siit koorub välja tänapäeva lausidiotismi musternäide. Ainult tibid täägimas oma lollakat sõbrannasid ja ilkumas ja omast arust kõva nalja tegemas. Sööge sitta kuradi elendavate pihuekraani õlitajatest ajukäbikute põlvkond. Ardol on siin tegelikult üks teine hea tweet ka, et see on super, kui valentinipäev ja su neiu sünna on samal päeval. Siis pead 2 tähtpäeva eest vaid ühe korra kuulma sõimu, et kink ei ostnud. Täpselt. See on hea. Selline konto nagu Quality Pantherid, siis päris hea tweeti pani, et kui kõik tahavad omale Sierrat osta, siis tekib järje Ford. Kas moekaid karupoegi võib kutsuda kutsikateks? Kui muidu alkopoodi ei leia, siis tuleb avada Google naps. Ja lõpetuseks kirjutab siis tegelikult on Kusti järgmiselt. Ma tahan suurena saada kananagitsaks. Soovin ka teile, et teie unistused saaksid teoks. Loodame, et minu järgmine osa on esmaspäeval ilusti üleval. Kui ei ole, siis ma ütlen juba ette ära jälle sorry. Ehk siis tuleb lihtsalt teisipäeval. Pohhu ja üks päev oodata. Ja olge toredad, olge mõnusad, pange like. Aga aitäh teile vaatamast ja huugamiseni!